see läks parasjagu õigesse kohta praegu, see 10 minutit oli vajalik aeg just sellepärast, et inimesed saaksid natukene keskenduda. Aga siis kokkuvõtteks on niimoodi, et ma veidi aega teiega lobisin ja aitäh, et mind kuulama tulite, aga ütlen ette siis teemad, millest juttu teeks. Ei ole vaja, ma räägin kõvema häälega siis, kui on vaja. Ma räägin teile siis sellisest organist, pahast organist nagu plaan B ja see ei olegi nii paha, nagu arvatakse, sellepärast, et tegemist on siis ühe formeeritava erakonnaga. Praegu ta ei ole erakond, praegu ta on lihtsalt mittetulundusühing, rahvaliikumise esindus. Aga miks teha sellest erakond, sellest ma siis natukene räägin. Ma ei taha seda liiga pikalt rääkida, ma lähen selles mõttes põhikirjaliste punktide juurde ja sellega, mida ma olen plaan B algatajatega omavahel kokku leppinud. Ma ei lähe laiemale, igaüks võib seda juurde uurida siis iseenda vabast ajast, aga mõned mõtted siis ennem lõpetast tahan öelda selle kohta, et kuna teema vahepeal jookseb selliste terminite juurde nagu ajupesu ja sotsiaalne ühisosa ja ühistegevus, siis ma hästi lühidalt tahan lahti mõtestada selle, milliselt mina näen seda ja just selles samas kas plaan B või üleüldises rahvaliikumise kontekstis. Ja siis natukene sellest, millest on kõik nüüd enne mind ka rääkinud, on need mõisted ja sõnad ja sõnade taga olevad tähendused, sõnade vormid ja sõnakasutus. Minu arvates on see äärmiselt oluline ja miks ma seda oluliseks pean, seda ma räägin teile hästi lühidalt lahti. Ei pea kartma, minu enda jaoks on spikker kirjutatud nii lühidalt, kui ma selle suudan sama lühidalt ette kanda, siis see läheb päris kiiresti. Ja siis ma spikerdangi oma, see ei ole AI moodustatud materjal, ma ei kasuta AI-d ja ei ole kunagi kasutanud, ei hakkagi kasutama, mul on siin AI. Ja siis ma tavaliselt tehnoloogiliselt teen niimoodi, et ma kirjutan valmis teksti, kirjutan siis ta arvutisse, prindin välja ja loen üle ja hakkan ennast parandama. Siis ma tihtipeale leian enda vigu üles niimoodi isiklikult, aga isiklik seisukoht ei ole teiste jaoks alati vastuvõetav. Nii, plaan B ei ole lihtsalt erakond, see on rahvaliikumine neile, kes tunnevad, et tänane poliitika on kaugenenud ja kaugenemas inimlikest, inimsuhetest, mõistmisest, lihtsast talupojaloogikast. Meie usume konkreetselt, sõltumata, kuidas me ennast identifitseerime, et Eesti saab olla õiglane riik, kodune ja tark riik, sellepärast, et inimesed on targad. Loodus on ilus ja rikas ja sellisena, kus inimesed ei ole mõõdetavad nende puuduste kaudu, mis on esile toonud sellise poliitilise ideoloogia rakendusmeetme, nagu on vastandamine, et kogu aeg õpetatakse meile riigimeediast valitsuse poolt, kuidas moodi üksteisest leida vigasid. Aga niimoodi, nagu ennem juba on öelnud mitmed inimesed täna, Einar on öelnud seda ja Maarja on öelnud seda, siis me ei pea otsima teise vigasid ja hindama selle järgi enda võimalusi, vaid just neid positiivseid ühisosasid. Ja sellepärast see tekst ka niimoodi on seatud. Ka rahvaliikumine on mõistlik vormistada erakonnas, kui ma räägin plaan B-st. Selleks, et me saaksime kaasa rääkida valitsuse otsustele, nii opositsioonis kui koalitsioonis, sõltumata sellest, kui edukad me saaksime olla. Ja miks pärast ronida sinna valitsusse järjekordselt maksumaksja rahadega kinni makstud pursuid? Ei. Just sellepärast, et see on praegune mudel. Ja ma arvan, et ei ole õige minna relvade, vikatite ja angudega sinna seda selgroogu murdma, vaid on paras panna enda kas või üks esindaja sinna pikali pingile, akna alla, kellel on võimalik kasutada olemasolevaid rakendusi diplomaatilisel teel. Ja selleks peab olema üks usaldusväärne inimene ka enda rahvaliikumisest, kus kohas eesmärgiks on seatud, et plaan B ei jää üks igavesest ajast igavesti olemasolev rahvaliikumise esindus parteina Riigikogus, vaid plaan B erakond, mis kuulub rahvale, sest lõpetab erakondade ajastu. Erakondade ajastu lõpetatakse sõltumata sellest, kas meie õnnestume või ei õnnestu. See niikuinii lõpeb. Aga
seda võib natukene stimuleerida omalt poolt kaasa, siis kui natukene aktiveerida neid inimesi, kes seda mõtet toetavad. Ideoloogia keskmes, kui me räägime ideoloogiast, kui parteist räägime, on kogukond, pereväärikused, julge, tõe armastus, usaldus inimeste ja Jumala vastu, Jumala laiemas mõttes, iga looja, kõik see, mis meid ümbritseb, mis ei ole inimene, aga millest meie sõltume ja mis osaliselt meie käitumise kaudu sõltub meist. See on kõige tähtsam eluks. Ja kordan veel kord üle, plaan B loomise, erakonnana loomise idee on selleks, et lõpetada erakondade ajastu. Vastasel juhul praegu me oleme esindusdemokraatikus ühiskonnas Eestis ja esindusdemokraatia toimib täpselt niimoodi, nagu ta toimib, niimoodi sellepärast me teda kritiseerimegi, et see ei sobi meile. Ja erakondade valimine, otsedemokraatia tähendab seda, et on rahvaesindused, olgu nad siis põlisrahvaste baasi esindajad erinevatest piirkondadest, ükskõik kuidas moodi seda formeerida, on ta igatahes rahva otse vahetu esindus. Ja teeb seda, mida rahvas tahab ja keegi ei lähe eluks ajaks poliitikuks rahva kulul elama ja rikastuma, vaid igaüks täidab oma funktsiooni vastavalt sellele, millise mandaadi annab tema kogukond temale. Et ei oleks sellist bürokraatlikku masinavärki, mis inimestele pähe istub ja inimeste varasid müüb enda isiklikuks rikastumiseks, mis praegu toimib. Ja mina ja minu kaaslased on põhimõtteliselt selle vastu. Niisugune parasiitlik eluviis, nagu praegu on ühiskonna juhtimise mudeliks loodud, see ei rahulda meid. Ja toetame neid inimesi, kes on sattunud raskustesse, kui me saame endale selle võimaluse kaasarääkimise tänaste normide kohaselt valitsuses. Ja toetame raskustesse, võlgadesse, ühiskondliku staatuse kaotust läbi elavate inimeste ja invaliidid ja kõikide uuesti algus nullist sellisel kujul, et see null ei ole mitte null olematus, vaid see null on see keskmine toimetuleku tase, mis peab olema kõikidele inimestele garanteeritud. Ja kui keegi ütleb, et meil ei ole selleks raha ja vara, siis on loll jutt rumalatele kõrvadele. Raha ja vara Eesti loodusvarade hinnangul ja Eesti inimeste töövõime ja teadmiste baasil on rohkem kui enamustel naabritel. Meil on tohutult palju tarku inimesi, meil on kõrge haridustase, meie inimeste teadmiste areaal on tohutult lai ja inimeste töötahe, et ellu jääda isegi praeguses orjapõlves, näitab seda, et inimesed saavad hakkama ka selliste töödega, mida teised inimesed vabatahtlikult vastu ei võtaks. Et enda perekonda, oma lähikonda toetada ja ise enda eluga toime tulla. Ja meil on tohutult rikas maavarade baas, millest mina ei taha nüüd hakata pikalt rääkima, sellest on võimeline rääkima inimesed, kes seda teavad täpsemini, mina peaksin hakkama kopeerima nende poolt saadud informatsiooni. Nimetaksin siis ära, et Raivo Paala esinemisi võite siis analüüsida, kuulata tagant järgi ja tema poole pöörduda, et tal on tohutult hea analüütiline materjal meie loodusvaradest ja kui nüüd nende loodusvarade tegeliku olukorra ja seisukorra jagame 1,34 miljonile inimesele, siis me näeme, kui rikkad me oleksime ainult molübdeeni, vanaadiumi, iriidiumi ja põlevkivi, mis iganes loodusvarade omamise poolest Eesti territooriumil, Eesti riigis. Aga me elame peost suhu. Ja mina ei ole nõus sellist elu elama, sellepärast ma nimetan ennast anarhistiks, ma olen metoodiline, konservatiivne anarhist ja oma põhimõtetelt ja ei allu ühelegi ühiskonna korrale. Minu jaoks minu elukoht on maakera ja ma liigun ringi ja ma toetan kõiki kultuurilisi, pärimuskultuurilisi alged, mis on praeguses tingimustes säilinud. Kõikidel inimestel
ja ettevõtetel Eestis peab olema täielik tegevusvabadus. Kuni, nii nagu Maarja ka ennem ise ütles, hoopis teises kontekstis, ei kahjusta oma ja teiste elu ja olu oma tegevusega. Aga praegu meil neid asju ei ole, selliseid vabadusi ei ole, jah. Sa nimetasid jah, et neid, kuidas Raivo Vaala seletas väga hästi lahti pinnasiseseid maavarasid, aga kuidas me nimetaksime maapealseid varasid, mida me ei ole veel õieti kasutanudki? Maapealsed varad on ka meil kasutusel see pinnapealse joogivesi, mida praegu tahetakse siis aksiisiga maksustada, nii nagu bensiini, aga maapealsed varad on meil mets, kariloomad, metsloomad. Kuna meil on mets, siis meil looma- ja taimeriik on tohutult rikas, kuni me seda ära ei hävita lõplikult. Veel on biosfäär, see maapealne biosfäär, jah. Ja just ta on see biosfääri alamkiht, aga ta ei olegi nii all. Ja siis, kus kohas need igasugused pärimustarkused siia juurde liituvad, kuidas moodi me enda seda elukeskkonda hindame. Pääsukaste lennukõrguse järgi me ennustame seda, kas tuleb vihmasadu või ei tule, aga ma võin teile saladuskatte all öelda, et pääsukased ülevalt korjavad tegelikult ämblikke. On kindel liik ämblikke, kes, kui õhurõhkude muutus toimub maapinna lähedal, siis see ämblikute koloonia tuleb madalama ja pääsukased hakkavad tegema maa kohal tiire. Inimesed ütlevad pääsukase lennu järgi, et nüüd tuleb vihmasadu, aga tegelikult pääsukased toituvad. Ja need ämblikud lendavad ringi oma niidistiku kaudu ja paljunevad ja elavad põhiliselt üleval ja kui nad alla tulevad, siis nad on pool läbipaistvad, hästi väiksed tegelased, aga hästi usinad. Ja see on meie biosfäär ja see on meie tegelikult õhurikkus, see näitab meie õhu puhtust. Ja ka see kaob ära, kui me hävitame ära enda hingatava õhu ja joogivee ja kõik see, mis turgutab seda maapinna pealset, meie ümber olevat nähtavat elusloodust, biosfääri. Ja praegu me sellega tegeleme, aga meie valitsus tegeleb sellega ja me hoiame suud kinni, mina ei hoia. Hästi kiire vaheküsimus veel, et kas inimasustus on oluline, kui sa rääkisid praegu ämblikutest, kas inimasustus, kui oluline ta on, ootangi meie välja hingatava õhk, eks ole, meie eksistents ülejäänud loodusele, ehk siis kui meid ei oleks, kas siis selles piirkonnas oleksid need samad ämblikud? Ei oleks kindlasti see omavahel on erinevad liigid seotud ja inimesed võivad meid, ma olen lamemaalane, hea küll, võite mõelda nii ja naapidi, aga mina ütlen, et taimede ja loomadega ja sealhulgas siis loomariigi hulgas ka inimestega, nende omavaheline suhtlus ja ainevahetussüsteem moodustab ühe terviku. Ja see on selline sümbioos, mida inimesed tihtipeale ei usu, kui sa oled selle asjaga mõnikümmend aastat tegelenud, seda jälginud, siis sa saad aru, et tegelikult see sümbioos töötab, kuidas putukad kasvatavad, võtame kapsaussi, kuidas kapsauss kasvatab teiste kiletiivialiste munad üles ja kapseldab, kuidas kapsas, taim, kutsub appi kapsaussi röövikute selle terroristlikule toitumisele, kutsub appi kiletiivalised, kes tulevad ja munevad oma munad kapsaussi kehasse. Kapsas kutsub appi. Ja kui üks kapsas on saatnud välja teate, siis teised kapsad tema ümber, kes selle teate feromoonide kaudu kätte saavad, hakkavad seda teadet paljundama. See meelitab ligi kiletiivalised, et teie suguakt hakkab nüüd toimuma. Teie munemispinnas on meile saabunud ja on kriitiliselt suureks kasvanud ja kui te kohe ei tule, ehk siis kui kapsa taime paljunemisorganid saavad kahjustada, kui te kohe ei tule, siis need kapsaussid pärast seda surevad ära ja teil ei ole kuskilt enda järgmist põlvkonda võimalik leida. See on intellektuaalne tase kõikides elus looduse pisikestes fragmentides. Ja see on äärmiselt tähtis ja täpselt niimoodi nende ämblikutega me oleme koos.
Nemad toetavad meid ja meie toetame neid ja me mõtleme, et me oleme inimesed ja me oleme suured ja täidame seda maailmaruumi, siis ma võin teile jälle saladuskatte all seda öelda, salaja võite kodus ise järgi mõõta ja ennast ära kaaluda. Vihmausside hulk minu jalge all siin samas maa sees on minu 1 kilogrammi kohta elus vihmausside hulk on umbes 20 kilogrammi. Mina kaalun 72 kilo. Minu all on minuga seotud vihmausside elus mass, biomass, siis vastavalt 1,5 tonni umbes. Ja see 1,5 tonni massi tagab turgorrohuga taimede toite. Ja mina lähen ja napsan porgandit ja tilli peenra pealt ja söön seda. Ja annan neile selle toidu baasi tagasi, mineraalid tagasi, ümber töödetud kujul. Ja taimed ütlevad mulle selle eest aitäh. Keegi ei ela siin üksinda ja ei ole inimene minu meelest ainukene intellektuaalne olevus siin maa peal. Kui inimene on, siis sellisel juhul on ka võililled. Nende intellekt väljendub nende enda koosluses, ellujäämisoskuses, ühise, sotsiaalse keskkonna moodustamisel. Aga inimesed kuidagi moodi jäävad erakuteks, enam ei moodusta ühiskonda, vaid alluvad omavahel moodustunud juhtkonna käskudele ja hakkavad eirama loodusseadusi, hävitama enda ümbrust. Et mul tekibki nüüd see looduse ring, eks ole. Ma kasvatan toitu omal maal, ma ise söön seda. Minu küsimus on see, kuhu ma peaksin sittuma. Kõige parem kui põllu peale. Kõige parem kui põllu peale. Mitte laskma kanalisatsiooni, sellepärast sealt ei jõua sinna ringlusesse. Ja ta läheb valesse kohta ja ta läheb vale kujul valesse kohta. Aga sinu käest küsivad sinu sitta, sinu ümber kasvavad taimed, kartulid ja porgandid. Ja see on hea küsimus, sellepärast et täpselt niimoodi ongi asi. Ja see kanalisatsioonide see süsteem, kuidas teda praegu kasutatakse, ei ole midagi uut, et see tuli umbes nii kui võin see aasta arvalt 1772 või 76 või millal see Inglise kodaniku revolutsiooni, kui oli orjastamist, hakati tegema tsentraliseeritud haldusjuhtimissüsteem, võeti kasutusele linnastumine ja kapitalismi alged tekkisid. See oli selle aja pärand ja siis oli vaja lahendada probleem, et inimesed oma sita siis ära jupuks, vaid hommikul tuleksid tööle. Ja see on puhtpraktiliselt lihtsalt ühiskonna mudel, kujundati välja tugevamate poolt. Ja Victoria ajastul siis see laienes veel Indiasse ja kus iganes. Nii et see, kuidas oli ennem kanalisatsiooni probleemid lahendatud, see oligi niimoodi lahendatud. Rooma riigis me teame vanas Egiptuses, vanas Kreekas, mitte antiik-Kreekas, vaid selle eelne on Vana-Kreeka. See kultuur on peaaegu täielikult hävinud. Ja sellest võib kunagi täitsa eraldi igaüks lugeda ja uurida, kui palju üldse sellest materjali on, ma ei tea, aga Iisraelist Tel Avivi arhiivis on olemas sellest dokumentaalmaterjali, mida ma olen lugenud koolitöödega seoses. Ja see, sellises sümbioosis me elame ja siis me peamegi mõtlema selle peale, et me peame mitte vastanduma oma vahel, seda on kõik teised ennem rääkinud, vaid me peame leidma seda ühisosa. Ja nüüd plaan B nendest punktidest põhikirjast kiiresti ettekandes valitsuses ühist haldussüsteemi peab olema ükstes. Ainult nii palju, kui seda on vaja Eesti inimestele. Ma ei räägi eestlased, venelased, inglased, sakslased, kõik, kes siin elavad. Me oleme praegu Saaremaal, siin on palju rootslased. Need on meie inimesed. Need on meie inimesed, kes elavad ühes piirkonnas. Ja me peame tagama selle, et need inimesed saaksid inimväärselt elada. Et nad ei peaks vaevlema sellel rikkal maal, oma rikkustes, oma tarkuses ja oma perekonna armastuses. Ja see perekonna armastus läheb tema perekonna liikmete armastuseks edasi. Ja see on selline ahel, mida me peame uuesti käivitama. Aga praegu me oleme rahareligioonis. See süsteem tuleb peatuda. See ei vii meid mitte kuskile. See teatud inimestele annab suured eelised. Kadedusele ja vihale ja vastandumisele on üles ehitatud rahareligiooni ideoloogia rakendusmeetodid. Mina ei ole sellega nõus, mina sellega kaasa ei lähe. Ükskõik, kas kellelegi meeldib, ei meeldi. Minule see ei meeldi ja mina ei ole sellega kaasa läinud teadlikult viimane 45-46 aastat ja ei lähe mitte kunagi. Ma olen liiga vana selleks, et ennast muuta. Valitsus ja siis paljud ütlevad, et aga sa ei tule majanduslikult toime. Tulen küll, mul on riided seljas, mul on kõht täis, mul on
mul on igasuguseid asju, mul on erineva formeeringuga enda isiklikul ja ainult minu kasutusel ka mõned autod. Olen maakerale teinud mitmeid tiire peale ja ma olen saanud kõike endale lubada seda, mida need inimesed ei ole, kes raha religioonis suurest kadedusest, ahnusest ja vastandumise abil on võtnud vastu teiste inimeste hävitavat poliitikat, teeninud suuri rahasid, sõidavad ilusate uhkete autodega ja käivad puhkusereisidel etteostetud pakett majutustega. Ma ei ole mitte kunagi elus ühtegi turismireisi teinud. Mitte ühtegi. Mul on kõik alati olnud huvi- ja tööreisid, kus kohas ma ostan lennukipileti, ma lähen sinna piirkonda, mida ma tahan uurida. Ja ma alustan seal kohalike inimestega oma tegevust. Mul ei ole hotelli, mul ei ole midagi, ma ei tea, mida nad söövad, joovad ja ma hakkan nende koha pealset seda väärtust nendega koos, nende kohalike inimeste õpetuste järgi tarbima. Ja see tähendab ka seda, et ma pean midagi nendele vastu andma. Ma ei lähe sinna nende kulul elama, vaid ma pean midagi olema võimeline vastu andma, nii et ma ei sõida kuskile, kui mul ei ole ideed, miks ma sinna lähen, mida ma selle rahva heaks võiksin teha. Ja kui ma olen niimoodi läinud, siis mind ei ole mitte ükski rahvas minema paisanud enda maalt, oma piirkonnast, vaid asjad on läinud viimase 60 aasta jooksul just täpselt vastupidi. Kõik kutsuvad tagasi. Kõik kutsuvad tagasi, aga ma ei jõua kõikides kohtades pidevalt olla tagasi. Ja mul on veel kuskile minna edasi, mul on ideid, millesse ma tahan jõuda järgmisel aastal, ülejärgmisel aastal. Ja ma ei ela päev korraga, ma tean umbes täpselt, mida ma teen järgmine aasta ja ülejärgmine aasta. Ja kuhu kohta ma sellega jõuan, mida ma sellest saan või millest ma ilma jään. Aga ei vastus on alati parem kui mitte midagi. Nii et ka ei vastus on minu jaoks õpetlik ja on võib-olla isegi tähtsam kui kaasa jaatamine. Ja plaan B-st edasi. Valitsus ehk ühist haldussüsteemi peab olema, seda ma juba ütlesin, üksnes nii palju, kui on siis Eesti inimestele, ettevõtetele, nende kaitsmiseks vaja ja mitte ühte grammi rohkem. Valitsus peab seisma rahva kõrval, mitte rahva kohal. Ei saa olla sellist hierarhiat, et ma olen teie üle ja teie peate täitma minu käskusid, siis sellisel juhul minu käsud enam ei teeni teie huvisid, vaid minu isiklikku erahuvisid. Ja praeguses ühiskonnamudelis, haldussüsteemis on see just niimoodi üles seatud. Brüsselis olin 2001 aastal ühe loenguga info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast ja mu käest küsiti avalikul esinemisel selle kohta, et kuidas ma suhtun ühiskonnamudelisse, mida hakkab Euroopa Liit välja kujundama. Eesti ei olnud siis Euroopa Liidus. See oli hoopis minu enda teema Konsenorgi kaudu. Ja ma ütlesin, et praegu see arendatakse välja totalitaristliku haldusjuhtimise süsteemi. See tähendabki seda, et inimeste võimaluste ahel, mida eile rääkis, mõlemad Igorid rääkisid, mis oli väga hea, inimeste võimaluste, vabade valikute hulk reglementeeritakse ära sõltumata sellest, kas need valikud, mis inimestele jäetakse, kas nad üldse nende poole oleks vaadanud, kas nad üldse oleks nende hulgast hakanud midagi valima, otsuseid tegema. Ja siis öeldakse, et kas kohvi suhkruga või suhkruta, aga ma tahtsin piima. Öeldakse, et ei, kuule mees, sinule me piima ei anna. Ja sellised ühiskonnamudeli rakendusi, millele praegu minnakse, seda ma rääkisin 25 aastat tagasi Brüsselis. Sellele ongi mindud. Ja siis naerdi seda välja. Ja öeldi, et see on absurd, et sa niimoodi nimetad, et see on isegi kuritegelik. Mina ütlesin, et ei ole kuritegelik. Ma räägin sellest, mida ma teie hulgas olles näen. Kuidas te käitute, kuidas te loote seadusi, millega te tahate allutada kogu rahva, rahvamajandussüsteemi. See oli siis ainult see info-kommunikatsioonitehnoloogia arenduste ja rakenduste osa, mis rahvamajandusele välja anti. Ja selles oli see nähtav ja täna ma näen, et see on kõikides eluvaldkondades laialt kasutusel, et see võeti nagu eesmärgiks. Nii, valitsuse juriidilisel juhtimisel peab olema selline toime, et iga kodanik tahab
mitte ei ole niimoodi, et sa annad ametivande või kodanikuvande. Tahab austada Eesti seaduseid. Ta on ise kaasarääkimise osa. Ta on ise seadusloome osa. Kuritegelik tegevus, vägivald, narkokaubandus, pedofiilia, kõik muud. Eesti iseseisvuse vastane propaganda ei ole kunagi aktsepteeritav. Aga see ei ole mitte niimoodi, et valitsus ütleb oma määruse või seadusega, et seda ei tohi teha, vaid see peaks olema niimoodi, et inimene südametunnistuses iseendas mõtleb, et see on vale. See ületab tema moraalse taluvuse piirid ja siis ta võib oma lähikondlastega rääkida ja tuleb välja, et kõikidel teistel on see täpselt samamoodi. Üks või teine tegevus on vastuvõetamatu ja sellist tegevust ei tohi aktsepteerida. Ja riigimeelsust ei pea olema inimesel deklareeritud kohustusena, vaid inimesel peab olema sisetunne, oma sisemine moraal, mis selle tingib, et inimene ongi oma maa patrioot, oma rahvuse, oma kultuuri patrioot. Me ei killusta plaan B eesmärkidena, põhikirjaliste eesmärkidena, me ei killusta ühiskonda, vaid ühendame. See tähendabki seda, et me ei vastandu ja ei vali inimesi selle järgi, kuhu erakonda keegi on kuulunud või kuulub. Milline diplom on ta taskus või millised riided ta kannab, vaid selle järgi, mida inimene ise sisemiselt tunneb ja mõtleb. Kõikidel inimestel võib olla minevikust, võib leida midagi, mille kohta võib tema käitumise või olemuse kohta võib näpuga näidata. See ei ole süü selleks, ei ole piisav põhjus selleks, et see inimene võiks teiste inimestega võrdväärselt tänasest päevast, praegusest hetkest edasi toimida oma südametunnistuse järgi õiglaselt ja hästi. Tagantjärgi tarkusega kohtumõistmised on lihtsalt teiste hirmutamiseks. Ja see on alandav inimkonnale, inimühiskonnale, inimsotsiaalsele keskkonnale üldse. Mina olen isiklikult olen täielikult selle vastane. Ja siis, keda plaan B huvitavad, siis siin dokumendi põhjast, mis praegu viisakalt ära kustus. Seal on kuskil olemas ka link, aga kuna meid kantakse kuskil üle, siis sellisel juhul seal, kus seda üle kantakse tekstimaterjali, seal kuskil on mul kirjutatud ka see link, nii et see ei ole mõtet hakata endale üles kirjutama, see on kõikidel pärast kätte saada ja siis võite ise vaadata ja lugeda, et ma ei valetanud teile plaan B kohta. Ma natukene laiendasin teemat lihtsalt iseenda seisukohtade arvelt. Ja niisugust üritust me oleme mõelnud teha ja kui me oleme mõelnud, siis me tegelikult seda ka teeme. Ja kas me sellega õnnestume, ei ole kindel, aga ebaõnnestumine oleks see, kui me seda ei ürita. Sest eesmärgid on head ja praegu meie liikmete hulk on kuskil peaaegu 300 inimest. Selleks, et me saaksime tänapäevases haldusjuhtimise mudelis Eesti osariigis või mis asi ta on siin, aktsiaselts Eesti Vabariik, Euroopa Liidu regionaalne omavalitsus või mis asi ta on, mingi äriühing on. Ma ei tea täpselt, kuidas need asjad omavahel on kokku lepitud, aga mina ei ole nendega üldse midagi kokku leppinud. Et me saaksime selles piirkonnas inimestele luua mingisuguse lahendusbaasi, kus me oleksime esindatud selles valitsusorganis teistega võrdselt, kas või ühe inimese häälega. See ei ole tähtis, et seal peab olema kindlasti see 51 või 52 häält oma poolt. See ei ole üldse oluline. Tähtis on see, et me ei muutu ideoloogia keskseteks, manipuleeritavateks olevusteks, kes hakkavad ise endale karjääri tegema ja teistele rumalusi välja rääkides siis õigustama oma halbu tegusid teiste vastu. Ja siis me lähtumegi siis sellest samast objektiivsest reaalsusest, aga mis minu arvates on objektiivne reaalsus, on see, mis paratamatult eksisteerib meie ümber. Aga objektiivsel reaalsusel on nagu mitu erinevat tasandit. Üks on siis ühe inimese, isiku keskne objektiivne reaalsus, mis on tingitud teatud füsioloogiliste protsesside koosmõjust ja kvantmehaaniliste protsesside koosmõjust. Ja teine pool on siis see, mis on inimeste omavahelises liigisiseses suhtlemises tekkiv objektiivne reaalsus. Ehk siis põhjus-tagajärje seoste tulemus. Ja need alati ei lähe kokku. Iga inimese
üksikinimese seisukohad ei pruugi olla täismahus ka teiste inimeste ühised seisukohad ja niimoodi praeguses ühiskonna korralduses, valitsuse ühiskonna korralduses me näeme seda, et meile luuakse ideoloogiliselt muudetud arusaamu massimeedias. Kas see meile meeldib või ei meeldi, aga meist on, psühholoogia ütleb seda, et umbes 12% on, kes saavad sellest aru, on mõtlejad. Nende hulgas on palju, on erialateadlasi ja igasuguse juba tegevusega kindlustunud inimesi, kes ei osale poliitilistes aktsioonides ja rahvaelu üldkorraldusprotsessides. Ja meie saame kõik siin aru sellest. Aga tegelikult rahvastikku moodustab see 2/3 ka, kes isiklikku arvamust ei julge aktualiseerida ja nad jäävad juhtide keskmise ideoloogia väljendusvormide peale oma seisukohtadega ja kaitsevad neid kiivalt selleks, et tagada endale homne toidulaud. Ja tegelikult midagi rohkemat nad ei saa, nad saavad laenata oma varastatud või kogutud raha eest ostetud auto riigi käest või siis saada vanaisa loodetavalt päritud maatüki koos talumajaga, aga seda ka nad ei saa endale, vaid nad saavad pärimisõiguslikult riigi käest seda rentida või siis pärimisõiguseta võtta rendile. Ja pärimisõiguslik rendileping riigilt enda vara, minu käest, minu perelt ära võetud vara, tagasi rentimine, kasutusõiguse rentimine ei ole omand. Kinnisvara omandit Eestis ei ole. See tuleb taastada. Ja sellepärast mulle mõlema Igori jutt eilsest päevast väga meeldis, et nad tõid selle punktiga mitu korda esile. Kuidas moodi me märgime maha oma maa ja kuidas me identifitseerime ennast. Ja seda, kuidas moodi ettekujutusi luua, sellepärast ma selle pildi siia juurde tõingi, objektiivne ja subjektiivne reaalsus, et lihtsalt inimesed saavad ise ära mõõta. Siin tundub, et nad lähevad kõik kõveralt. Tegelikult, kui sa võtad nüüd sentimeetri rihma kätte ja mõõdad, siis need vahemaad on kõik täpselt võrdsed. Absoluutselt täpselt võrdsed. See on see, kuidas moodi meile luuakse ideoloogilisel baasil ettekujutus füüsiliselt, materiaalselt koosnevast keskkonnast, milles me elame ja moodustame ühe osa. Ja ärge minge sellega kaasa, mina ei lähe. Aga niisugune illusionism, see ei ole minu välja mõeldis, seda kasutatakse juba läbi aastatuhandet. Puuste punaseks. Jah, aga ma lihtsalt tahtsin, et te ise näeksite, et vaadake, need on täiesti sirged paralleelsed jooned. Ja siis mõelge ise endas, mis loob selle ettekujutuse, et on kõverikud. Kust kohast see tuleb? Hello, see ei tule AI-st, see tuleb teie peast, igale ühel isiklikult. Ja niimoodi me võtame vastu enda ümbritavat keskkonda. See mudel tuleb muuta. Inimesed peavad olema analüüsivõimelised, kriitilise mõtlemisega ja julgema välja öelda oma mõtted. Iga inimene iseendas on Jumal, sellest ma võin ka rääkida, et ma ei viitsi kirjutada midagi või ei ole kirjutanud. Ma olen kirjutanud küll, aga kuidas moodi inimene konstrueerib enda oma mina, et seal hästi lihtne skeem on siis siin, et interotseptsioonsed protsessid organismis on siis need, mida me räägime siis, et kesknärvisüsteem produtseerib teatud protsesse igaks hetkeks, mis tegelikult kalkuleerib ühe inimese, ühe organismide tervikkoosluse. Et inimene ei ole ainult üks elus organism, vaid meil on soolestik, meil on bakterid, meil on kõik see moodustab meie. Organismis oleme vähemuses. Me oleme vähemuses, jah. Ja see on selle koosluse, iga personaalse koosluse niisugune ühis tulemus on see, kui palju me identifitseerime, määratleme ennast iseendana. Ja üks osa sellest, ehk siis üle 95% tuleb meie autonoomsesse närvisüsteemi, mis ei sõltu meie tahtest, meie teadmistest ja millestki muust. Ja selle baasil konstrueeruvad emotsioonid, mälupildid. Nüüd tekib, las nad konstrueeruvad. Teine pool on siis meie aistingud, tajud, meeleorganid, nina, suu, kõrvad, nahk, perifeerne närvisüsteem, mille kaudu me saame valu, mõnu, kõdi, kõiki. Ja need selles samas ajahetkes, need moodustavad
maksimaalselt 5% meie aru mahust, potentsiaalsest teadvustusmahust. Ja nende kahe omavaheline koosmõju hakkab tootma meile ühel tingimusel mälupilte, mida me oskame süstematiseerida enda maailmas. Ja seda mitte inimeste vahel, vaid igas inimeses endas, just selle sama põhimõtte järgi ma seda räägin. Ja konstrueeritakse, aga kuidas konstrueerida? Konstrueeritakse häälitsustega, häälmärkidega. Nii moodustavad mõisted ja sõnad. Ja iga selle konstruktsiooni, igal ajal hetkel sõnastamine eeldab, et inimesel on järgmine kord see sama situatsiooni taju samastuv, eelmine kord juba sõnastatud. Kui sõnastamist ei ole, mõistet ei teki, väljendusvorm puudub, mis viib need kaks poolust omavahel kokku, siis me ei saa rääkida mõistusest. Kuigi inimene on elukas, aga mõistus moodustab arust ainult teadvustatud osa. Teadvustatud osa on see, mida inimene oskab väljendada teadlikult. Ja see moodustab ajuvõimalustest väga väikse osa. 2-3% keskmisel inimesel, ülimalt targal inimesel ehk 5%. Ja rohkem ei olegi vaja. Ja niimoodi me loome oma maailma, aga ühel tingimusel. Mõisted. See, mis Maarja ennem ütles, täpselt samamoodi terminid mõisted. Sõnadel on 2 poolt, on vorm ja tähendus. Semiootika, semantika, kui tahate välismaa keeles. Ja nende sõnade baasil konstrueerub ühisplatvorm. See on keel. Ja nüüd keele kaudu hakkab formeeruma käitumistavade kirjeldus. Igas inimeses iseenda jaoks endas, enesemääratlus. Ja nüüd on asi ja vahend, keel ja kultuur, kus kohas just need loomu omased taju ja käitumismaneerid hakkavad liigisiseselt üksteist kopeerima ja katma. See ongi see ühisosa, mille peame näeme. Ja siis tekib sotsiaalne keskkond, ühe liigi siseste isendite omavaheline suhtlusplatvorm. Aga selle eelduseks on inimene kui jumal, kes loob enda maailma, mis teiste jumalate maailmaga võib teatud tasapinnal leida ühisosa. Ja vastan. Eilsest juba tekkis küsimus, mis lippu kannad ise? Ehk siis minu küsimus on see, et tegelikult kui suurt rolli mängib sümboolika, lipud, vapid, möllud, värgid, särgid? Sümboolika kannab tohutu suurt rolli, see on võrdeline mõistete, terminite ja sõnadega. Aga ainult sellisel tingimusel, kui ta kindlas konsortsiumis või sotsiaalse mudeli osas on ühtemoodi defineeritud. Ta on ühtemoodi, kõik mõisted on ühtemoodi mõistetud. Ja kui seda definitsiooni ei muudeta, tänapäevases sümboolika kasutamises valitsuse tasandil seda ühtset definitsiooni ei ole. Lihtsalt manatakse ette üldistatud sümboleid ja mõiste, millel puudub definitsioon, ei ole mõiste ja sõna, vaid see on artikuleeritud kõne matkimine. Matkin inimkõnet. Kui papagoi matkib inimkõnet mõistmata nende matkitud sõnade tähendusi, siis see ei tähenda veel, et on mõistuslik olevus inimese tasandil, aga mõistuslik on ta papagoina, kindlasti intellektuaalne. Ja Mark, aitäh, väga äge on kuulata sind nagu alati. Siin kuulates tekkis mul see 5% teema, et sa tõid väga ilusti välja seda, et see teadvuse pool on 5% kõigest. Aga see näitab ka seda, et see samune, kes meid üritab hallata, ta mängibki ju tegelikult selle 5% peale. Et me oleksimegi keskendunud sellele 5%-le,
ja mängikski selle 5% peale ja me kunagi ei kasutaks enda keha 100% ära. Vastasel juhul me muutume neile ohtlikuks. Ja, täiesti kindlalt ja nüüd on üks niisugune termin, ma ei tea, kas eesti keeles kasutatakse tähelepanuvõime sõna termini. Tähelepanuvõime, jah. Huomio kyky me soomes räägime. Ja et see tähelepanuvõimene on üles ehitatud tegelikult inimese võimalus haarata fragmente enda hetkel ümbritsevast keskkonnast ja teadvustada enda sees ka iseenda sisetundeid ja meeleolusid. Just see on jälle ikkagi see kultuuriline keeleline põhi on selle aluseks. Ja kogu selle protsessi sees on kesksel kohal tähelepanuvõime ja keskendumisvõime. Ja kui räägitakse, et koolis me arendame lapsi, ei, me ei arenda lapsi. Me ei saa arendada mitte midagi, me ei saa isegi tomatit aretada. Me saame aretada ja ümber katse-eksitusmeetodil panna nad sundseisudesse ja vaadata tulemusi ja paljundada neid tulemusi. Aga me saame luua arengukeskkonna ja me loome arengukeskkonda, see ei ole arendamine. Vanasti ehitati maju, nüüd arendatakse kinnistuid ja taristuid. Taristud on vana prantsuse keeles siis siloaugud, silo oli. Nüüd on jah, silo kasvatusministeerium ja siloaukude kasvatus ja 16. sajandil hakati ka silotorne ehk siis maapealseid aitasid nimetama taristuteks. Hiljem siis aitade katte konstruktsioone ja seda, mida me praegu nimetame katusesarikateks. Nüüd me räägime mitte mitte territoriaalselt inimeste poolt asustatud piirkondadest, küladest, vaid me räägime taristutest, siloaukudest. Silo me olemegi selle riigi valitsuse jaoks. Mina ei ole nõus ja ma ei osale selles, mind ei saa apendada ega mädandada seal selleks, et kellelegi ära süüa. Ja ma vabatahtlikult ei maksa makse ja jäbene seda Eesti Vabariigi Maksuametile ka teatamas siis, kui nad küsivad. Sellepärast, et nad ei ole mulle mitte midagi pakkunud, kui nad räägivad, et sa tarbid riigiteenuseid, siis mina ei ole veel näinud ühtegi riigiteenust, mida ma oleksin vajalik oleks tarbida. Samal ajal võin öelda, et minu legaalse palgaraha pealt 90. aastatelt on Eesti Vabariik saanud tõenäoliselt $20 miljonit. Ja minu tehingute pealt, mis on maksustatud ja kus on maks ette ära makstud. Et ei ole kägiseda midagi ja siis, kui mul oli arstiabi vaja, siis ma olen selle ise kinni maksnud. Kuidas? See on minu enda asi. Ja ma ei ole sellest riigist, ma ei ole sellega seotud, ma ei ole tema partner, aga ma olen selle territooriumi elavate inimeste kaaslane, ma olen siin sündinud kasvanud. Ja metsad on täis minu koduloomi, ma olen nendega sõbralikes suhetes, maa on täis minu põldusid, mis ei ole kellegi poolt hetkel võetud oma pere kasutusele ja mul ei ole sellest kahju, sest ülejäänud mets ei ole RMK riigimets, vaid on üks osaka minu mets. Kui mina kõnnin metsa, siis see osakas, mida mina kasutan, see on minu oma. Ja siis mõistus ja see proportsioon just, et seda ongi nüüd võimalik niimoodi ära kasutada, et see tähelepanuvõime keskendatakse inimesel elementaarsete isikliku ellujäämisvõimaluste peale läbi selle, et inimesed viiakse keskmiselt majandusliku toimetuleku, mitte toimetuleku piirimaile. Ja siis inimene hakkab sõltuma ja valikuid tegema ette antud kahest kehvast võimalusest. Valib ta alati ühe selleks, et homne päev kestaks ja tooks toidu lauale temale endale, tema lastele ja temast sõltuvatele inimestele. Ja kuidas see toimib, praegu on see kriitiline piir minu arvates ületatud Eesti rahva jaoks. Selles mõttes, et kui me mõtleme proportsionaalselt, et meil on umbes 225 000 alaealist kuni 19 aastast, pluss siis nende hulgas on ka seal, või ütleme, et selle 225 000 hulgas on ka need, kes on kodu poolt ülalpeetavad, majanduslikult ülalpeetavad üliõpilased. Ja nad moodustavad siis päris suure protsendi, veerand miljonit. Ja 54 000 ehk natukene rohkem kui iga 5
elab alla vaesuspiiri, kellel ei ole garanteeritud sööki, jooki, olgu ta siis 1-päevane, 1-aastane, 1-kuune laps või 10-aastane või 15-aastane. See on minu meelest häbematus maal, kus meil on ressurssi iga inimese kohta piisavalt palju, et elada väga rikast elu. Ja inimesed nälgivad nüüd selle 54 000, mille lahutan 225 maha. Võtke Statistikaameti koduleht ja kontrolliga, ma ei eksi eriti palju, 1000 siia-sinna, aga mitte rohkem. Lisame veel 20 000, natuke üle 20 000 lastekodu lapse, kes jäetakse maha mitte sellepärast, et ema armastus puudub ja isa ei ole, vaid sellepärast, et ei tulda toime ka iseenda toitmisega. See on häbematus sellises ühiskonnas. Iga 3. laps on hooleta ja me siin õiskame ja joome viina ja peame pidusid. Mul on lihtsalt häbi. Ma ei saa olla selle ühiskonna liige sellisel kujul. On õudne minu meelest. Kui ma võin küsida, et kas see... Tegelikult see ei ole küsimusega vastus, see on ilmselt fakti konstateerimine. Ehk siis kõik need Aafrikas või Indias nälgivad lapsed ja samuti ka Ukrainas. Ärme hiili sellest ka mööda. See on ju kõik kunstlikult tekitatud, et tuleks siis mingisugune onu sämm ja päästaks. Olengi täitsa veendunud selles. 3 punkti. Jaa, olengi sellest täiesti veendunud. Olen ise olnud kokkupuutes sellise situatsiooniga, kui oli Uganda ja Rwanda vahel ÜRO projekt oli, Suurbritannia kaasabil, seda võidud kõik kontrollida, kui seal see konflikt oli õnnestus seal käia ja olla seal kohaliku rahva seas. Nägin, et rahval ei olnud konflikt provotseeriti ÜRO siis palgalist, nendel ei ole enda sõjavägi, aga nad võtavad läbi turvafirmade endale palgalised palgamõrtsukad. Mina nimetan neid palgamõrtsukad, sellepärast nende tööks ongi tegelikult tekitada kohalik rahvarahutus. Ja siis ma koha peal uurisin seda, et kas nendel omal on nüüd see kuningate vahetusega on ikka nii suured probleemid. Tuli välja, et rahval ei ole, aga ÜRO-l olid väga suured probleemid ja mille pärast, sellepärast nende naaberriik Kongo oli soodustingimustel andnud pikaajalisele rendilepingule ühe osa maavarade kaevandustest hiinlastele, kes ei olnud Ameerika Ühendriigid. Ja nii nagu rahuvalveväed said enda algatatud provokatiivsed tänavakaklused ära lõpetada, nii oli ka alla kirjutatud see, et britid ja prantslased said seal kaevandused kätte endale. Ja täpselt sama toimus Afganistanis. Põllumajanduse väljasuretamine oli brittide projekt, millele ÜROs osa inimesi tahtsid isegi vahele sekkuda. Eesmärk oligi põllumajanduse väljasuretamine sellest oopiumimooni, kes ostis oopiumi, heroiini, morfiini, meditsiinide tööstus baasainena kokku Ameerika Ühendriikide keskmise narkoturu tänavahindadega ehk siis üle meditsiinilise tootmisbaashindade, umbes 6-kordse hindadega. Ostis Suurbritannia ÜRO liikmesriikide meditsiiniarendusrahade eest. Sealt tuli see konflikt. Mitte ei tulnud niimoodi, et ühel päeval pahad Afganistanid hakkasid püssidega vehkima. Ei, 30 aasta jooksul ühe põlvkonna jaoks hävitati ära terve selle maa põllumajandus ja oopiumimooni ehk siis kannabisindika või kes ladina keelt oskab. Seda hakati seal kasvatama ja see on risoomiga paljuneb, süva risoomiga paljuneb taim. Seal ei kasva enam ei kartul, ei teravili, mitte midagi. See maa hävitati ära ja seal on oopiumi baastootmine. Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid, ÜRO. Hello. See on reegel, et mitte üksikjuhtum, vaid nii. See ongi, ma ütlengi, Uganda, Rwanda oli üks. Ma võin veel tuua neid kohta Sri Lanka, kus ma olen ise käinud, ma saan rääkida ainult sellest, kus ma olen ise kohal olnud. Sri Lankal täpselt samamoodi Columbus. Columbu lõunaosas, Columbu jõest, kui oled käinud seal linnas, seal on sadamalinn. Ja lõunaosas elasid need selline maarahvas, kes elas looduse oma vana traditsioonide järgi. Ja teiselt poolt Columbu linna tehti seda uut telemasti. Oli üks loeb, kes oli siis rootslane, kes elas Kanadas, Torontos ja tema oli siis börsimaakler, kelle kaudu oli võimalik kantida Kanada ja Suurbritannia kolooniate maksuraha
ehitada välja teletorne ehk võtab telemeedia oma haldusse. Ja mis juhtus nende inimestega, olen seasita sees Colombo eest ise üle ujunud, siis kui olid seal komandandi tunnid ja käisid vaatamas seda. Täpselt samamoodi provotseeriti situatsioon selleks, et raha pesukoht teha, raha ümberkantimise koht teha. Neid kohti võin ma palju rääkida, ma võin rääkida Rootsi panga situatsioonist 1989 läksin Nõukogude Liidust ära, mille pärast tekkisid Hansapank, ühispank, kus see raha tuli, miks ta tuli. Ma tean seda, aga teate teie ka ja võite ise seda edasi uurida, rahandus ei ole minu teema. Aga ma tean seda. Ja see oli täpselt samasugune situatsioon, kus provotseeriti tinglik nõue sellele rahale, mis oli pankrotistunud. Ja selle rahale leiti kate uusressursside ülesostmisest, ümberhindamisest Eestis, Lätis ja Leedus. Nii tulid need pangad. Ja võite rääkida, mida tahate. Ma tean, ma olin ise juures siis, kui esimesed läbirääkimised olid, sest ma rääkisin siis rootsi keelt ja nüüd võeti lihtsalt, ma olin noor tatnina ja õppisin hukkalt. Ja mul oli võimalus, tõmmati lihtsalt ringi kaasa, lihtsalt, et ma aitasin rääkida läbirääkimisi. See, milliseid lepinguid tehti pärast seda, ma ei tea, aga alguses oli esimese korra. Hea Mark, tahaks küsimusi esitada, et seoses sinu väljatooduga, et nüüd viimase 15 aasta jooksul on välja tulnud, et Eesti Vabariik sisuliselt kulla hunniku otsas istub. Et kas samade skeemide alusel võidakse ka meile müts pähe tõmmata ja nauru meie riigist teha? Ja, võimalused on olemas ja miks ma seda väidan, et võimalused on olemas sellepärast, et siis, kui hakkas see pärast 2008 aastat, kui Euroopa Liitu Eesti oli saanud ja hakkas maavarade, ressursside uuringud, kuidas neid läbi viidi põhiliselt statistilisel meetodil ja need uuringud käivad tänase päevani edasi. Nende arvestuste põhiselt vaadatakse seda ressurssi, mis reaalselt on. Kui tuli välja, et meil on see vanaadiumi, molteni ja põlevkivi pulk on väga suur, siis Ameerika Ühendriigid hakkasid kohe tooma paralleelselt NATO vägedega Eestisse sisse kaitsejõude. Ja tehti nendele erivõimalus luua paralleelselt NATO ja Eesti kaitsejõududele Ameerika Ühendriikide kaitseüksused. Ja see jõudis nii kaugele, et see on ka Riigikogu poolt praegu vastu võetud, et Ameerika Ühendriigid, kui CIA annab ohuhinnangu Eesti idapiiri, ükskõik millise piiri naabri suunas, kus ta võib sõjaliselt sekkuda, siis ta võib enda kaitse polügoonid rajada ükskõik kui suurele territooriumile 43 000 ruutkilometrist Eesti pinnast. Tema valib, kuhu, millal ja miks ta seda teeb, selle lepingu argumendiks ja võite lugeda 2018 on Riigikogu lepingute raamatus on kirjas. Kõik see arutelu. Ta käis küll seal kinniste uste taga, aga see tekst on olemas. Võite ise lugeda, kuidas see välja näeb. Samal ajal väidab Euroopa Liit, kui ütleme, et de jure riik, mis määrab meie elu korralduse oma 5-6 000 seaduse määruse ja direktiiviga, peab loodusvarasid Euroopa Liidu ametlikuks põhiomandiks. Mitte eestlased ei ole Eesti maavarade omanikud, vaid Euroopa Liit. Aga Ameerika Ühendriikidel on võimalik Eestit kaitsta ja sellega koos loodusvarade omamise ja haldamisega võtta kasutusele ükskõik milline osa Eesti territooriumist väitega. CIA eksperdid, meil on praegu kõik on eksperdid, kes mitte midagi ei oska, kes oskab midagi, see teeb oma tööd nii hästi kui oskab. Kui mitte midagi ei oska, on kirvega vasta pead saanud, päris segi läinud, aga on tähtsa inimese, positsioonika inimese lähisugulane või sõber, siis temast saab ekspert. Teda hakatakse iga päev teles ja raadios näitama
ja siis ta annab hinnanguid nendele asjadele, mille kohta poliitikud ei suuda põhjendusi leida. Mul tekib küsimus, ma saan aru, et nii, ühiskonna lõhestumist kasutatakse ära, olles eelnevad seda ise teinud läbi narkootikumide. Mingil ajal tekkisid narkootikumid, nagu praegu on need väga vabalt kättesaadavad ja väga rõvedad narkootikumid, inimesed surevad ära sellesse. Ma saan aru, et see, kes tahab ühiskonda lõhestada, see toobki narkootikumid sisse. Kust sinu arvates praegu need narkootikumid... Okei, kui ma küsin, et kes sellega tegeleb, siis ilmselt see on ikkagi riikide... Läbi Hispaania, Rumaania ja Bulgaaria. Boliivia ei ole või? Ei, sinna tulevad Hispaania rannikule. Mina olen kuulnud, et Boliivia. Jaa, aga nad ei tule otse. Nad tulevad Euroopas, nad läbivad selle tsükli. Ehk siis selle kaudu, narkootikumide kaudu lõhestatakse ühiskonda selleks, et saada seda paremini kätte, eks ole? Sellepärast meie noored ongi pea laiali otsas. Ja nüüd on niimoodi, et kui meie riik, me oleme väike riik, on ju, noh, see niinimetatud taknasõvetse Eesti Vabariik, me oleme ju tegelikult suur korporatsioonide silmis, me oleme lihtsalt peenraha. Peenraha, millega nad tegelikult ei viitsigi eriti tegeleda, ehk siis kui me hakkaksime ikkagi piisavalt nii-öelda vastu, siis me saaksime ju nende lõhu otsast välja tegelikult. Meil on võimalus, on ju? Me astumegi vastu ja sellepärast me siin olemegi, et me lihtsalt ei räägi ja ei lälluta sellest asjast, et meeldib või ei meeldi, vaid me peame hakkama tegema midagi konkreetset. Me deklareerime seda, mida me siin oleme rääkinud. Me ei oleks lambad, ja me lähme oma nende väidete ja faktidega edasi ja me ei hakka ootama, et keegi tuleks ja teeks meile pai või prooviks raha eest ümber rääkida. Ei, oma söögiraha ma teenin kuskilt mujalt ja seda ma ei ütle kus kohast. Vargil ka ei käi. Võib-olla nüüd lähme sinna. Kunagi ei ütle ei, aga kõik on sellega situatsiooni loogikast lähtuvalt on ikkagi niimoodi, et jah, me peamegi tegema konkreetseid asju, mitte ainult rääkima. Aga üks asi, mis me tegemise juures ongi see, et informeerida avalikkust ja mitte niimoodi, et vastandume, vaid me oleme kõik. Me vastandume ainult sellega, et meid on orjastatud, nii nagu eile Igor rääkis. Me vastandume ainult selle süsteemiga, mis meid orjastab ja mitte inimestega, kes seda orjandust, meie kupjad ja omanikud oma arvates on. Nende arvamus on haiglaselt moonutatud arvamus nende iseenda kohta ja nende positsiooni kohta ja see on sõltuvuses. Aga nende käitumine on see, mis meid hävitab. Me ei pea olema inimese kui ühe elusorganismi, täisväärtusliku eluorganismi vaenlased, vaid me vastandume nende käitumisnormidele, mis tagavad nendele meie arvelt, meie laste arvelt eelised. Ja me ei tohi jääda ainult siin mulisema omavahel nendest asjadest, mis meile meeldib ja ei meeldi. See ei ole niisugune mingisugune kontsert, kus me lihtsalt käime naudinguid otsimas, vaid me peamegi midagi konkreetselt ära tegema. Sellepärast, et pärast meie surma elavad meie keskkonnas, meist otseselt sõltuvad lapsed, lapselapsed, lapselapselapsed. Ja kui meie loome keskkonna oma kasupüüdlikult praegu või alludes mingisugusele absurdsele haldussüsteemile, loome nendele keskkonna, kus neid enam ei olegi. Me ise suretame välja ja siis me räägime demograafilised probleemist. No mida me siin räägime, kui me ise omalt poolt ei tee midagi, ainult möliseme ja laulame. Me peamegi kaitsma enda tulevikku, meie vastutame igaüks eraldi selle eest, et meie järjepidevad põlvkonnad pärast meie surma kannaksid elu edasi väärikalt. Ja see on meie teha. Nemad ei saa midagi teha. Vaadake neid piirkondi, kus sõjaga on 40 aastaga 2 põlvkonda sündinud ja täiskasvanuks saanud lapsi on elanud sundsõja situatsioonis, kus 2 suurt riiki teevad omavahel äri nende territooriumil oleva maavarade ostumüügi vahetustehingutes. Mis nendest lastest on saanud? Nad ei ole kehvad, aga nendel ei ole haridust, nendel ei ole baasteadmisi, nendel on enesekaitserefleksid välja kujunenud karjainstinkti. Nad oskavad üksinda metsas hakkama saada ja põgeneda ära kuskil kõrbeaukudesse ja vett leida endale.
sellega ei ela ühiskond edasi. Ja siis tuleb tark onu Sämm ja ütleb, et noh, me paneme teie riigi paika ja kõik ja siin ja kõik olete toredad. Tähendab, lähte masinad tööle, pange enda arvutid sinna tööle. Ärge lemistage inimeste seljas. Ja ärge vigisege, ärge tekitage probleeme ja siis, kui maavarad otsa saavad, mis teid huvitab. Tuletan teile meelde, millest soovitan teil isiklikult kodutööna vaadata, millest tekkis Somaalia probleem. Mis oli somaallaste süü, et tekkis sisepinge? Süü oli selles, et kuningas kutsus maavarade uurija oma maale, kes avastas, et kui mujal tuleb kulda kaevata kirveste, kirgaste ja igasuguste masinatega, siis Somaalias on vaja põhimõtteliselt lumelabidat. Ühe labidatäie viskad liiva pealt ära ja teise labidaga viskad kullakotti. See oli nende süü ja nende maa hävitati. Kõik me kirume somaallaste järglasi kolmandat põlve praegu. Neid on terve Euroopa riigid täis, Kanada täis, Briti kolooniad, kõik on täis. Aga somaallased ei põgenenud head elu otsima, vaid nad peksti lumelabidaga minema ja nende maa tehti tühjaks ja siis öeldi, et nüüd minge tagasi. Minge sinna tühermaale tagasi, arendaga oma kultuuri, aga mööda oli läinud juba 40-50 aastat. Mis kultuuri enam oli. Nad ei osanud enam kohalikku keelt ja kultuuri mitte midagi. Me oleme kuulnud, et juba on räägitud, et maailmas on kõik korraldatud reeglite järgi. Kõik riigid, me oleme aru saanud, on äriühingud, mille peakorter on ÜRO. Ja tegelikult kõik toimubki reeglite järgi, lihtsalt meil puuduvad teadmised, meil puuduvad mängureeglid. Näiteks tegemist on ärimudeliga, millesse meid on paigutatud isikutena ja nad ehk siis selle ärimudeli loojad ei saa meid sundida. Me läheme ise vabatahtlikult lepingusse, sellepärast, et meil ei ole piisavalt teadmisi. Ja kogu see maailmakord ongi juriidiliselt lõkse täis. Üks nendest on nii-öelda süsteemi instrumentidena näiteks erakonnad. Kui see panna nende jurisdiktsiooni ehk registreerida nende jurisdiktsiooni, siis ollakse juba kätest jalust kinni seotud ja tulemus on eos ära nullitud. Küsimus minul on selle plaan B kohta, millisesse jurisdiktsiooni see kantakse. Praegu mõte selles, et seda vormistada erakonnana ei ole lõplikku otsust selle kohta, et kas vormistada erakonnana või mitte. Praegu on lihtsalt rahvaliikumine. Kui on näha, et on potentsiaali Riigikogu valimistel saada koht, ehk inimesed jäävad inimesteks sellisteks, nagu nad on, sõltumata sellest. Minul ei ole näiteks valimisõigust, aga plaan B sinna rahvaliikumisse ma kuulun. Mul ei ole Eestis valimisõigust. Ja mõte on selles, et erakondade lõpp teha selle kaudu, et mitte minna kirveste ja mõõkadega Toompeale vehkima, see aeg on möödas, vaid mängida nende sisse kokku ja lõpetada erakondade ajastu, kaasa arvatud plaan B ajastu. Siis on plaan B enda töö teinud ja reformeerinud riigihaldussüsteemi otsedemokraatlikus kas või Šveitsi mudeli järgi, ükskõik mis mudeli järgi, aga mis on õiglane ja aus. Ja mis ei ole niimoodi, et on eluaegsed poliitikud, kes haldavad orjasid ja loovad käsusüsteemi, mis nendel on kasulik ja inimestele kohustuslik. Ja nõus sellega, aga tahan anda uue aspekti, kuidas me näeme seda asja, lähtudes sellest infoallikast, mis on meile kättesaadavaks saanud.
nimelt aspekt selline, et mis juhtus Ameerikas. Ameerikas lihtsalt kõrvaldati kongressist maa jurisdiktsiooni esindus. Täpselt seesama on tehtud Eestis. Mis tähendab seda, et tegelikult maa jurisdiktsiooni õigused ongi need tõelised õigused, ehk siis maa ja ressursside, me oleme nii elavate meeste ja naistena oleme maa ja ressursside kasutusõigusega. Neid ei saa käsutada nii-öelda merejurisdiktsiooni fiktsioonid. Et tahan öelda sellega, et tegelikult meil on vaja panna kokku rahvavalitsus, et öelda praegusele alltöövõtjale ehk Eesti Vabariigi valitsusele, et te olete oma volitustest üle läinud. Mina olen täiesti sellega nõus ja tegelikult ma rääkisin nüüd teise nurga alt täpselt sama asja ja seda me peame tegema, mitte ainult rääkima, vaid peame tegema. Ja eile ma kuulasin sinu vestlust ja ma ütlen, et ma ei leidnud ühtegi sellist kohta, mida ma oleksin kritiseerinud, mis ei ole minu loomuse kaasosa. Ja mulle meeldib see. Mulle meeldib, ma olen terve elu just nendel põhimõtetel elanud, ma ei kuulu põhimõtteliselt, ma ei sobi ühtegi organisatsiooni. Ma saan olla mina ise sellisel kujul, nagu ma olen ja vastutan iseenda tegude eest, aga samal ajal ma saan koos tööd teha ükskõik millise organisatsiooniga, kus moraalipõhi ei lähe minu põhimõtetega vastuollu. Ja ma teen koostööd kõikidega vabalt ja ma ei tee inimestes valikuid nende kuuluvuse järgi, kellega ma koostööd teen, vaid nende isiklikku. Iga inimene on isiklikult, kullatükk on väärtus ja kui see inimene on minu jaoks avaldanud oma sisemise väärtuse, siis sellel tasandil ma leian, et sõltumata tema kuuluvuse ja staatuse olemusest, ma olen valmis tegema taga koostööd just sellel tasandil, mille pärast ma olen taga juhuslikult kokku sattunud. Ühtlaselt lisan juurde, et me oleme sattunud liikumisse, ülemaailmsesse liikumisse Ameerika kõik osariigid, Kanada, Austraalia, Lõuna-Afrika, Hispaania, nüüd lisanduvad Läti, Leedu, Rootsi, Soome rahvakogude moodustamisega. Ja see puudutabki siis nii-öelda poliitilise staatuse korrigeerimist. Ja. Sest läbi selle saab de facto valitsus kamandada kogu ressurssi, mis on siin maal. Ehk lühidalt öeldes, nende jurisdiktsioon on territoorium, nagu sa ütlesid, aga mitte maa. Ei, maa ei ole. Meie jurisdiktsioon on maa, nende jurisdiktsioon on territoorium, mis on virtuaalne ehk fiktiivne. Jaa, nad on tugevama õigusega lihtsalt kinnitanud ennast. Nad ei ole selle omanikud, aga nad haldavad küll seda tugevama õigusega. Ja siin, et kus kohas me oleme ja kus kohas me tuleme, siin on minu lapsepõlve üks joonistus tahvli peal ja siin see oli see nägemus, kui ma hakkasin lapsena tajuma seda, et kuidas moodi metsas ringi kõndides, kui ma lähen koju ja istun klaveri taha, võtan vanaisa tšello, siis ma saan mängida neid värve ja kujundeid, mida ma metsas tajusin. Ja siis samamoodi vahest tekib selline istus klaveri taha ja lapsena oli mul see 2-3 aastaselt hakkas pihta see. Mängid mingi loo, siis juba isa tegi nalja ja ütleb, et joonista see üles. Kuidas sa näed helide ja kujundite värvide omavahelisi seoses? Ma joonistasin üles ja ma olen seda kandnud endale kaasa, siis isa ütles, et ei tohi ära hävitada, et hoia üleval. Ja hiljem siis ma hakkasin vaatama, et kvantfüüsika ja kvantmehaanika pigem, mitte füüsika. Kvantmehaanika põhitõed jooksevadki selle. Ja just see sama, mis sa ennem ütlesid, et kõik see algselt on kõikidel, kõik olemas. See struktuur on olemas, lähtevad struktuurid on olemas, nii ongi kvantmehaanilisel tasandil on kõik lähtepositsioonid olemas ja kui keegi midagi teeb 2 korda, mida peaks
hädapärast peaks tegema 1 korra, aga teeb 2 või 3 korda. Ega see ei tähenda, et ta jättis teise eest midagi tegemata, vaid ta jättis ise 2 või 3 korda tegemata midagi sellist, mis oleks olnud tema täiendav võimalus. Ja keegi teine tema liigikaaslane täitis selle võimaluse ära, midagi ei jää tegemata. Kõik ruum on täis ühtemoodi. Ja siis tekib selline terviku taju, et ükskõik mida te siin pildi peal näete, siis ma võin teile spikerdamiseks öelda, võite kodus ise üle vaadata. Siin on ühe koondpunkti ümber joonistatud 3 kuupi, mis on seest, tähendab 3 korda 3, 21 kuupi on joonistatud üksteise külge, mis on diagonaalidest üksteisega ühendatud. Ja need ühenduskohad on valget värvi, et nad oleks eristatavad. See on see, kuidas moodi mina mõistan muusikat, inimese hingeelu, selle terviku tekkimist, ütleme aru, mis koosneb alateadvuse teadvuse osadest ja nende produktsioonist, mida sa teed läbi keelelise kultuuri väljendusvormide inimesena. Igal liigil on oma suhtlemisvorm ja ei tasu primitiivselt jääda selle peale mõtlema ja arvestama, et inimene on ainukene intellektuaalne olevus siin maa peal ja osad on targemad ja osad lollimad. Tarkus on teine asi, see on teadmiste hulk. Intellekt ehk valikute vabadus on kõikidel võrdne. Ja see on kvantmehaaniliselt, bioloogiliselt lähte olemus. See tähendab ka seda, et teiste liigikaaslastega sinu ruumis võid sa õppida suhtlema, kui sa oled nende jaoks avatud. Mina oskan suhelda teatud metsloomadega ja võin väita, et ka taimedega. Kunagi, kui tekib selleks aeg ja põhjus, võin seda tõestada. Taimed saavad minust aru, mina saan loomadest aru, loomad saavad minust aru. Nüüd mul on järgmine, viimane katseeksitus on saksi metserilased, keda ma terrassi peal kasvatan, nemad ise tulid mulle külla. Nad on minu sõbrad ja me suhtleme. Nad oskavad öelda aitäh, kui ma annan neile lusikaga mett ja kõik tulevad mind tänama. Nad ei naela oma inimest, nad ei ole ohtlikud. Nad suhtlevad minuga. Nendel on hoopis teistmoodi vibratsioonikeel ja värvikeel, kuidas nad teevad kujundikeel. Sa pead lihtsalt olema avatud, et mõista seda, mida nad tahavad mulle öelda. Ja ongi kõik. Taimed täpselt samamoodi. Taimede interaktsiooni saad mõõta elektromagnetlainete muutuste kaudu, kas nad on korduvalt sama tüübilised ühe ja teise inimese sekkumisega seoses. Või nad on juhuslikult lihtsalt reageerivadki. Tuleb kass, koer või inimene tuppa, siis reageerivad. Et seda saad eristada ja kui nad oskavad sind eristada ja üksteisele korrata märguannet, et sa tulid ka teisi tuppa akna peal olevatele lilledele, mis on spetsiifiline sinu kohta teade, sest nad teavad, et siis tuleb väetist, siis ma vaatan neid, võtan kuivandlehed ära ja panen neile vett. Nad annavad kohe teada, et Mark tuli koju, et kõik korras jälle. Ja niimoodi käibki asi. Nüüd saab. Ja, aga nad suhtlevad minuga ja nad proovivad mind meelitada selleks. Teevad mulle lõhnasid, feromoonseid lõhnasid, et ma tuleks neid esimesena kasvama ja paitama. See on suhtlemine 2 erineva liigi vahel. Mis siis, et ühed on taimed, keda peetakse mittearukateks elukateks. Ja mina esitan inimesi, kes ongi päriselt mittearukad elukad. Aga me saame oma vahel suhelda. Ja kõikidega saavad, nii et loodust ei tohi alahinnata selles mõttes, et mina olen inimene ja metsloom on metsloom ja taim on taim. Kõik me oleme intellektuaalsed, kõik me oleme koostöös, nii nagu me ennem rääkisime Janaga, sümbioosis omavahel ja me toetame üksteist ja kui me selle toetuse kasupüüdlikult katkestame kuskilt liinist, siis me jätame ise ennast nälga pikalt perspektiivis. Me jätame nälga enda lapsed ja lapselapsed. Ja meie elu ainukene kõige tähtsam vastutus on see, et me loome enda järglastele. Kõigepealt, et need järglased me looksime ja looksime neile maksimaalselt hea keskkonna selleks, et nad saaksid väärikalt oma toiminguid teha selles piirkonnas, kus kohas nad sünnivad. See on meie vastutus, aga meie oleme siis juba surnud. Nii, võib jah.
alati võib. Ma lähen nüüd maa alla. Lähme. Sinna, kus on meie vara. Aga ma ei räägi sellest rahalisest väärtusest, vaid tema energeetilisest väärtusest. Inimestele, taimedele, putukatele, loomadele, ühesõnaga kõik, kes on maa peal. Meie saame sealt enda energia, saavad need, kes oskavad sealt võtta energiat, need saavad muidugi rohkem, kes ei oska, nemad peaksid küsima, kuidas seda võtta ja tarvitada ja tegelikult me ei tohiks sealt mitte ühtegi tükki ära võtta. See on sama, kui meie küljest tullakse tükke ära võtma. Sellest on ju loodud see väljend või sõna maaema. Me peame suhtuma sellesse maasse täpselt nii, nagu me suhtume oma emasse. No jah, kui inimesed ikka suhtuvad oma emasse positiivselt. Nii, et meil pole vaja kellelegi rääkida, mis on meie maapõues. Ainult need, kes siia tulevad elama, tulevad armastama seda maad, meie õhku, loodust ja ei tule meil midagi ära võtma enda rikastumiseks, vaid tahavad kasutada seda hüve, mida see maa annab meile energeetiliselt. See on minu arusaam ja aitäh kuulamast. Aitäh, aga mina olen täpselt sama seisukohal selles. Väike küsimus järgi. Ehk siis minu küsimus on kohe see, et siis kui räägiti fosforiidi kaevandamisest selleks, et sellest toota väetist, et ta panna see uuesti maa peale. Nagu what the fuck, tekkis minul kohe error. Ehk siis, miks me peame maa seest välja võtma selle, mis meil on juba iseenesest olemas? Nagu mul puudub nagu loogika, mul on muidugi naine ka. Ja naiste loogika on tegelikult tunduvalt tihtipeale tugevam kui meeste loogika, sellepärast et naiste ajupoolkerad töötavad, on sünkroniseeritud hoopis tugevamate seostega kui meestel. Meestel on see kujutlus ja matemaatilise mälu pooled vasaku ja parema ajupoolkera vaheliste ühenduste hulk oluliselt väiksem, aga sellest ma ei tahtnud rääkida, sest ma ise esindan mehi. Aga ikka võiks rääkida. Mehe seisukohalt on enda... Mina hindan naisi. Ma ennast vabandan välja ainult sellepärast, et ma hindan naisi kõrgemalt tihtipeale kui mehi just sellepärast, et ma olen mees. Kui ma oleks naine, võib-olla mul oleks teistmoodi mõtlemine. Ja, mulle meeldivad naised sellepärast, et naiste mõtlemine, naised on ilusad, naised loovad elu ja naised loovad stabiilsuse, just see mõttemallide erinevus, mis on bioloogiliselt kaasasündinud aju erinevus või geneetiline erinevus. Naised loovad geneetiliselt või juba enda järglastele või mehe ja naise ühistele järglastele, ükskõik kuidas seda siis defineerida. Nad loovad selle turvalise keskkonna. Mehe asi on siis seda turvalist keskkonda toetada. Ükskõik kuidas moraalselt, materiaalselt, aga see on tähtis, aga naised loovad maailma. Mehed aitavad ka kaasa, annavad omalt poolt mingisuguse väikse panuse ka sinna juurde. Aga naised teevad mind on vähemalt teinud. Ma ei ole kaasaegne, niimoodi no Margus Tsahkna ja teised siin Eesti Vabariigi valitsuses. Mind sünnitas veel ema, mitte isa. Tahtsin natukene uuesti tõsta üles selle ressursside kasutamise ja hindamise teema, et ühest küljest on arusaadav, et looduses on asjad enamasti ongi tasakaalus ja nii edasi, et ega ei maksa sealt kohe kõike pahupidi pöörata ja välja kaevata ja ära viia või mis iganes rumalusi sellega koos teha. Teisest küljest inimene on ka nagu selle looduse osa, siis kui inimesel on ikka natukene vaja seda mis iganes metalli või asja, et siis
siis peab seda, minu meelest peab seda tegema kooskõlas ja tasakaalus selle asjaga, et noh, et siis natukene võtame, aga mitte niimoodi, et me lakastame kõik ära, aga siis me võtame seda niimoodi, et võimalikult väikeste kahjudega ja teisipidi tuleb jälle midagi asemele panna või kuidagi mingit väärtust juurde luua sellega. Täpselt niimoodi, ma olen täpselt nõus sinu arvamusega ka selles kohas. Kui me võtame ära, kui me kaevandame rauda ja teeme sellest adra ja kasvatame kartuleid selle adraga, künname maad ja kartulipealsed jäävad sinna mulla maa sisse. See ader, see maa seest võetud asi toidab meil maapealset biosfääri, toidab ja annab alla tagasi ka. Ja ta ei lähe siit maakera pealt, me ei vii teda pärast kuu peale, vaid lõpuks raudoksiidina ta laguneb ja vajub sinna maasse tagasi. Ja me anname ja võtame, aga see peab olema võrdeline, mitte niimoodi, et mina võtan, teen adra ehitustööstuse, teie kõik korjad, tulge minu juurde tööle, mina müün atrasid nendele, kes ei oska maadki künda ja muudkui kaevandame, aga praegu on ju valitsus selliselt. Et see on jah, see rahapõhine tsivilisatsioon, mis ennast hävitab pikas perspektiivis täiesti kindlasti, igasuguse, ükskõik millise mehe või naise loogika järgi läheb see igal juhul rappa kui rahapõhine süsteem. Näide, minge, ostke pilet Floridasse, Miami lennuväljast võite maha minna ja ärge minge neid läbi Miami, ärge minge põhja poole, Orlando poole, ärge minge keskmaa ja seal idaranniku kallast mööda, minge lääne kallast mööda, minge hoopis sealt Homesteadist ja kuni Tampani välja. Minge vaadake, miks pärast seal inimesi ei ela? Mis seal juhtunud on? Kus on need sood ja krokodillid? Mis seal juhtus? Ma olen kõik seal läbi sõitnud 10 kordi. Teate, mis seal oli või? No. See oli fosforiidikaevandus. See on fosforiidikaevandus oluliselt väiksem kui see, mida plaanitakse Eestis. Põhjavett ei ole. Nendel inimestel valitsus, kes on nõus seal elama, annab poetsekid selleks, et nad saavad osta endale vett, elementaarset pesuvahendit. Pesuveeks see vesi kõlbab. See vesi enam ei taastu sellisel joogikõlblikuks veeks sellisel kujul, nagu arvati. Et 10 aastat läheb mööda ja kõik joome vett. Vesi on seal kallim kui viski. Ja valitsus maksab nendele peredele kontributsiooni, kes on nõus noortele peredele võtma selle maa ja asustama uuesti. Mul on seal paar sõprusperekonda, kelle ma külas käin, kui satun sinna mööda sõitma ja alati lähen seda mööda. Ja minge vaadake. See, mida me Eestis jahume siin selle fosforiidikaevandust, natuke põhjavesi ja natuke filtreerime ja kaasaegne tehnoloogia. See on loll jutt. See on loll jutt. Minge vaadake, mis reaalne elu on. Ja seal on praegu maailma tipptehnoloogia, rääkimata sellest, kas on Ameerika Ühendriikide või Hiina oma, sest need on tehtud ühiselt. Minge vaadake, kõik Florida, läänerannik, sõitke läbi ja näidake mulle üks ilus elukõlblik koht, mis ei ole sellest hävitatud. Ja. Mul on üks küsimus, et siin oli plaan B-st juttu, et väga paluks, öelge palun 3 lausega need plaan B põhimõtted. Igal inimesel peab olema õigus ja võimalus osaleda otsuste tegemise alusmõtetes. See ei ole mitte partei, nagu oli kommunistlik partei või Reformierakond, ükskõik mis partei. Vaid partei eesmärk ongi luua rahvaühendus, aga formeerida ta formaalselt parteina lihtsalt selleks, et kaasaegset süsteemi me murda ei jõua. Aga meil on võimalus enda inimene süsteemi panna sisse, kes saab meie mandaadi, rahva mandaadi aktualiseerida, kui meil ei ole Riigikogu esinduses, praeguses formaalses korras enda esindajad. Ja me tahame rahvaalgatusi viia kuskile aruteludele, et saada positiivseid tulemusi. Siis sellisel juhul öeldakse, et te peate selle menetluse läbi laskma oma valitsuse parlamendist. Kui seda kinnitust ei ole, siis teil ei ole võimalust, teil ei ole lähteandmestikku, teil ei ole dokument korrektselt vormistatud.
me ei saa seda menetlusse võtta. Vabandust, me saame aru, et teil on mure, ja me ei saa sellega midagi teha. Laske see sealt läbi. Kui meil on üks inimene, kelle kaudu me need algatused, mis kõik 150% tagasi lükatakse. Tagasilükkamine annab meile võimaluse minna edasi. Täna meil seda kohta ei ole ja see on selle asja mõte. Ehk siis võib-olla, ma ei tea, täpsustan või täiendavalt küsin, ehk siis see, mida teeb praegu Reformierakond, ta on moodustanud valitsuse, ta on oma inimesed pukki pannud, alati kui neil on vaja otsust läbi suruda, on see 51% kohal, on ju. Siis põhimõtteliselt plaan B eesmärk on põhimõtteliselt seda sama teha, aga rahva huvides. Rahva huvides, täpselt sama teha, aga rahva huvides. Ja selleks meil peab olema vähemalt 101 positsioon, et me saaksime ka eitavaid vastuseid. Eitav vastus on juba vastus, millega saab minna edasi. Aga kui meil ei ole enda inimest, me ei saa isegi eitavat vastust. Öeldakse, et keegi ei kirjuta seda eitust alla. Sellest ühest inimesest on siis kasu, kui see üks inimene reaalselt esindab väga suurt kogukonda ja see resoneerub suures kogukonnas niimoodi, et kuidas see poliitika seal toimib, on ikkagi niimoodi, et nad paratamatult peavad, kui on ausad valimised, siis nad peavad nagu valijatega arvestama ja kui see üks inimene teeb reklaami, et see konkreetne seltskond siin ei otsusta nii, nagu enamus tahab, siis on sellel mõju. Aga seni, kuni süsteem on selline, et sa võid ükskõik mida arvata, siis hea, kui see üldse maha surutud selles alternatiivmeedias sellest räägid, siis sinna see jääb ja siis ei ole sest tolku. Siin on see kahe asja, kuidas öelda, konflikt või see tasakaalu otsimise punkt on tähtis, et selleks, et boksida, peab boksiringi minema, ehk siis, et kui minna sinna Riigikokku, siis sa saad sellel ka seal nagu teema üles võtta, aga samas kui mängureeglid, kui kohtunikuga on kokku lepitud, et üks võidab, siis ei ole sinna boksiringi mõtted minna. Et midagi peab veel olema. See üks inimene, selle ühe taga, kes sinna läheb, peab olema nii suur jõud, et ükskõik, kui ta ainult ühe hääle annab ja teised kõik on vastu, siis see üks hääl lihtsalt on nii tugev ühiskondlikult, et see peab mõjuma. Et kui seda ei ole, siis tore on, käis, täpselt samamoodi on sinna, Jaak Valge on vist kõige rohkem üldse eelnõusid andnud, kõik need otse demokraatia asjad ja kõik. Hüüdjääl kõrbes, võime dokumenteeritult väita ja on väga head asjad on algatanud, nulltulemus. Ja, aga selle võimaluse peab alati ära kasutama, et see võimalus on olemas. Ja tegelikult Jaak Valge, ma ei teagi, mille pärast ta ei ole edasi ajanud kaugemale, aga tal on alati need enda eelnõude platvormid või enda küsimuste platvormid on väga hästi. Mõnikord lükatakse kohe tagasi, mõnikord hääletatakse maha. Aga kui sa saad vastu hääletama, siis ta loobub sellest, sellepärast tal ei ole aega ja tahtmist ja energiat sellega võidelda tuuleveskitega. Siin ongi sul õige see, et peab olema väga tugev seljatagune sellel ühel inimesel. See ei ole ainult kuupalga saamise koht, vaid seal peab olema suur seljatagune ja kui on vaja, siis seda inimest vahetatakse kas või päevas korra või 10 korda. Ja et oleks just õige inimene õiget asja tegemas. Ja et see asi oleks toimekas. Ja nüüd ongi see, et meil on, ütleme, mina loen, et riigiks de jure, kes seadust annab, on Euroopa Liit. Eesti on regionaalne omavalitsus ehk osakond selles firmas. Ja selleks, et me saaksime mingisuguseid otsuseid, neid ei tehta omavalitsuse tasandil ehk Eesti Vabariigi tasandil. Neid tehakse edasi, aga edasi minna valitsuse juurde Brüsselisse või Strasbourgi saad sa ainult siis, kui sa on parlamendis saanud eitava või jaatava vastuse. Edasi, sa ei saa mitte kuskile ennem edasi minna, kui see ei ole menetlusaktiga fikseeritud dokumentides. Jah, see on nüüd selle süsteemi. Teine võimalus on, et teedki paralleelse süsteemi, mis on tegelikult nii-öelda pädevam ja näitab ära, et see teine on võlts, aga siis tuleb ikka mängu see repressiooni aparaat, et kui ühel on ja teisel ei ole, see on ikka jama.
aga selle paralleelühiskonna, ühiskonna haldusjuhtimissüsteemi me teeme niikuinii. Selle me teeme niikuinii, sõltumata sellest, kas me teeme plaan B või C. No, ühesõnaga eelduseks on see, et see tugevus ilmselt väljendub ikkagi paralleelsüsteemis. Jah, aga lihtsalt meil peab olema väljund ka hetkel kehtiva haldussüsteemi orjapidajate juures peab meil olema oma vend sees. Selleks. Nõus. Jala ukse vahel saada. Just, et me saaksime jala ukse vahele ja saaksime jalaga neile lüüa õigel ajal või tõmmata jalad alt ära. Siis, kui nüüd me jõudsime tegelikult just selle põhiküsimuse juurde, mille ümber kogu see tants käib siin praegu. Me oleme sedastanud olukorra, mis ei rahulda. Meil on teada, kust kohast vead tehakse. Siin eelmises arutelus oli ka, või nii-öelda analüüsis oli olemas see, kust need vead tulevad psühholoogiliselt ja kõik kokku sinna, mina ikka rõhutan alati seda rahapõhise tsivilisatsiooni, sealt algab kõik see asi pihta iseenesest. Raha on väga hea asi, aga seda, ta on vahend, aga siin on ta muudetud nagu eesmärgiks ja siis on, sa tead väga hästi ju, sina rääkisid mulle väga põhjalikult sellest, kuidas see nii-öelda tegelikult me elame valeraha keskkonnas veel, mitte lihtsalt raha. Mitte ainult valesti kasutatud raha, me oleme ka valeraha keskkond. Valeraha keskkond just nimelt ja meil on rahareligioon samal ajal. Ja see võimendab seda rahakeskse tsivilisatsiooni väärastust. Just, kõik on väärastatud. See on täitsa õudukas. Aga ainus vist võimalus on, et nagu see vanasõna on, et kui viga näed laitist tule aita, ehk siis näita ette, kuidas õigesti käib. Et seda ei tohi ära unustada lihtsalt, tuleb ilmselt hakata näitama. Jah, ja siin me olemegi sellepärast, et teha enda otsused, see on otsustusfestival. Me räägime suud puhtaks, me tegelikult kõik ju mõtleme sellel tasandil inimkeskse heaolu suunas meie territooriumil. Me räägime ju tegelikult keskmise inimese heast, mitte kuidagi moodi hakkama saamisest, vaid heast elust. Ja see on võimalik Eestis teha. Ja kui me jätame selle tegemata, siis me oleme tahtlikud, kuritegelikud. Me ei lähe püssiga kedagi tulistama, aga me oleme lödipüksid, kes lihtsalt mugavustsoonist välja ei viitsi astuda. Ja kerge on näidata teiste peale näpuga ja öelge, et tema ei tee ja tema ei tee ja tema teeb valesti. Tee ise ka midagi, tee kas või valesti, aga tee. Tee midagi. Nüüd lähme sööma.